No tere jälle, tulin väikesele jalutuskäigule. Täna on meil siis 29. mai. Üle pika aja on selline mõnus soe ilm täna olnud, päike paistis ja muidu on tulnud 5 päeva järjest vihma. Mis mulle sobib, sest töö tegemiseks on see hea. Panin selle kaamera selle Manfrotto statiivi otsa. Proovin sellise kõndimise pealt rääkida, mis ei ole kõige lihtsam, käed väsivad suht kiiresti ära. Ja ma olen siin ausalt öeldes juba 5-6 korda edasi-tagasi kõndinud, et jutt üldse ei taha joosta. Kuidagi, ma ei tea, mõnikord lihtsalt ei jookse. Aga nii, et ma ei tea, andke andeks, kui ma puterdan või midagi, et üritame selle asja siis ära teha. Ma mõtlesin, et kurat, et nagu kui ma selle blogi või vlogi või mis iganes on tegemisega alustasin, see ei saa niimoodi, et paar korda filmid ja siis saab entusiasm otsa ja siis mõtled, et kurat, et vahet ei ole. Et teeme siis selle asja ära. Mitte ma nagu vastu tahmis seda kuidagi teeks, aga ma olen lihtsalt praegu järjest tööd teinud, et pole kaamerat kätte võtnud, kuna veidike tundunud, et mitte ma nagu tempos maas oleks, aga lihtsalt tahaks juba tulemust näha ja nüüd ma olengi sellepärast ma hingeldan, et mul ei ole nii palju jõudnud seda statiivi nii pikalt käes hoida. Ühesõnaga, et ma olen seda teist kappi ehitanud. Teine kapp on nüüd põhimõtteliselt valmis, et täna tõstsin sisse ja ühtegi materjali ma hetkel sellest näidata praegult ei ole. Et pigem näitaks siis seda eelmise korra materjali, siis ma filmisin päris palju, Nele oli ka külas ja vahepeal on tore kedagi teist ka filmida peale enda. Muidu on selline nartsissistlik ettevõtmine, see vlogimine või mis iganes, kuidas seda nimetada. Ja siis, mis me siis eelmine kord tahtsime teha õhtul seda kokkuvõtet, päeva kokkuvõtet, aga siis juhtus selline asi lihtsalt, et nii palju sääski oli, et täiesti võimatu oli üldse midagi rääkida või süveneda ja peab tunnistama, et ma ei ole väga harjunud teiste inimeste ees kaamerasse rääkima ka ja Nele oli ka ja siis ma kuidagi ajasin mingit soga suust välja ja et ma kuidagi niimoodi üksinda siin külatee peal kõndides on kuidagi, ma ei tea, jutt jookseb natukene paremini, et hakkasime siis seda päikesepaneeli katusele panema. Et kõigepealt võtasime juhmed sisse, selleks tuli 2 auku puurida ja seal on sellised kaabli sisseviimiseks sellised tapterid või kaabli sisse viigud, kaabli sisse viimise ei tea, kas nende eesti keeles nende asja nimi on. Kaabli sisse viigud. Kõlab loogiliselt või? Nendega saab niimoodi hermeetiliselt kinni keerata siis, et vesi kuskilt vahelt sealt sisse ei tule. See on see originaal Volkeri oma aastast 1867. See põhimõtteliselt seda saab kaasas küll kanda. Ega ta on kerge, sest et omal ajal pandi neid ainult nendele tippklassi vankritele. Volkswagen, vaata, see on nagu selline vankri redel. Siia ühte kohta oli kirjutatud ka Made in Germany.